Tere, head vaatajad, kuulajad. Aasta 2026 ja teadmiste tee ikka teie ees. Ja tere, Ingvar, head uut aastat. Tere, Kristjan, sul ka head uut aastat ja kõigile teistele ka. Täna on meil teemaks Lilleoru ehk see koht, kus me praegu seda vestlust ka läbi viime. Ja sa oled siin nii-öelda põline püsiasukas, aga ma küsin alustuseks niimoodi, et kui sa täna esimest korda elus Lilleoru satuksid, siis mis sulle siin silma jääks või mis küsimus sul tekiks? Väga keeruline ülesanne. Jah. Mul jääks silma ilmselt esimesena kõik need ehitused ja ehitised, mis siin on ja see tee, kõik, mis rajatud on. Küla ja siis mu pilk jääks kindlasti seisma võib-olla templi peal. Kuhu ma läheksin vist vaatama, mis seal siis on ja siis see oleks muidugi väga põnev, väga huvitav. Mis need asjad on, ma tahaks rohkem teada, mis asjad need on seal. Mis on need ehitised, sest osad ehitised näevad välja meemad nagu ebatraditsioonilised. Siis mul jääks silma kindlasti koolimaja, mis on väga huvitava arhitektuuriga. Tahaks sinna sisse minna, vaadata, mis seal on. Ja siis võib-olla ka tahaks korra küla vahel käia, sest seal kuuldavasti on ka väga huvitavaid erinevaid maju. Ja siis ma tunneksin võib-olla täpsemalt huvi, et mida need inimesed siin teevad. Võib-olla seda pidi. No aga käime need teemad siis sinuga üheskoos läbi. Erinevalt minust sa veel mäletad seda aega ka, kui neid hooneid siin ei olnud, eks ole? Ja. Et milline paik Lilleoru siis oli? Lilleoru oli ühelt poolt, siin polnud isegi põldu, see oli pigem nagu heinamaa. Kunagi olla põldu siin peetud, aga mina tulin siis ei olnud. Ja milline ta oli rüüstatud, mets oli rüüstatud, maa oli rüüstatud ja seda maad nimetati tol ajal kaardi peal, mul on meeles oli kirjas Tõngermaa. Ja eesti keeles tähendab see teisiti öelduna nagu Sea-Songermaa. Mina ei teadnud, mis see Tõngermaa on, aga siis keegi mulle siis Maa-ametist seletas. Ja see pilt oli kaunis nutune, siin tohutud suured, maja suurused sellised puude ja oksade sellised nagu hunnikud, mis oli kokku lükatud niimoodi, et kuidagi midagi võib-olla ära põletada või mis iganes, aga neid oli siin mitu. Suure traktoriga oli läbi sõidetud ja kõik välja juuritud ja mets nagu maha lükatud, mitte lõigatud, vaid löökatud. Osa metsa oli siis ära viidud. Siit koha pealt kaunis rüüstatud maa oli see tegelikult. Võiks niimoodi öelda. Aga samas, mis ma veel mäletan, on mõned põlispuud järgi jäänud veel. Need olid veel tol ajal siin on ära märgitud, et neid saaks maha võtta suured kased, sellised harukask. Ja õnneks on kõik alles siiamaani. See taheti kunagi teha mingisuguse majandi laudastik või laudahoonestik või midagi sellist. Aga siis tuli see maade tagastamise aeg kätte ja siis sai siia nagu vahele lõigata, siis mõttes, et see jäi kõik tegemata või olemata siin. Nii et oleks liblika tiivalöök kuidagi teisiti läinud, siis võiks praegu templi asemel sigale olla? Tõenäoliselt jah, või vähemalt selle koha peal, kus me praegu sinuga oleme siin selles Ashrami hoones. Jah, ma arvan, et siin oleks midagi muud olnud võib-olla, aga see oleks kiiresti ära lagunenud, sest toimus ju maade tagastamine ja kõik need majandid ja need jäid üheta tegelikult. Jah. Kas see koht ise on ka kuidagi eriline, sest jutu põhjal tundub, et millegi uue alustamiseks oleks olnud nagu lihtsamaid kohti, kus seda teha. Et miks just siin? Tead, ega see idee tegelikult ei olnud midagi sellist teha, mida sa siin täna näha võid, eks ole. See idee oli tegelikult ikkagi omale perele kodukoht leida ja rajada siia oma elamine ja siis elada perega siin. See on siis algne selline nagu põhjus või idee, miks ma siin olen ja ega maade tagastamise ajal ei olnudki lihtne maad leida. Kõik
tahtsid tagasi saada, hoidsid endale, kõik olid suured tegijad oma maade peal. Ja see oli kaunis keeruline leida üks selline koht. Neid kohti oli veel ja ilusaid kohti, aga see jäigi mulle siis nagu õnneks. Ma ei tea, võib-olla see on meil 2 tunnist ei piisa, eks ole, aga kas sa saad mingi sellise võib-olla põgusa ülevaate anda, et kuidas see ajajoon siis on läinud, et sellest Tõngermaast on siis nüüd jõutud sellisesse kohta, nagu ta praegu on. Tol ajal, kui ma otsisin kodukohta endale, ma juba praktiseerisin ise, õpetasin teisi ka. Need inimesele päris palju tegelikult. Ja ühel päeval ma pidin lihtsalt need õpetused nagu kõrvale jätma, nad ära lõpetama, sest ma tunnistasin avalikult seal inimestele, kes käisid, et ma ei oska nendega edasi minna. Lihtsalt ei teadnud, kuhu minna, mida teha, eks ole. Ja siis mõtlesin, et kui keegi tahab mind leida, siis ma olen siit leitav. Et ma siis siin koristan ja toimetan ja teen siin siis puhastamist, mitte majaehitused, et siis nagu korrastustöid, et Tõngermaa jälgi natukene siluda või üldse ära siluda võib-olla, ütleme niimoodi. Ja siis tuligi 7, 8 või 10 inimest ja siis nad tulidki siin appi ja siis me tegime talguid siin. Ja see oligi algus. Ja ühtegi hoonet midagi siin ei olnud, olud olid väga sellised ekstreemsed vahest, mingid varjualused ja sellised, ei olnud ilma käes kogu aeg, eks ole. Aga ajapikku siis hakkasime siis siin ka, jätkasime mingeid praktikaid, mida siis sai nagu tehtud ja ajapikku see nagu kasvas ja kasvas, inimesed tuli nagu juurde, meil oli hästi palju, 4 laagrit oli minu meelest terve aasta peale, iga ilmaga nagu öeldakse. Inimesi siin nagu tuli ja läks ja kogu aeg kuidagi siin nagu oli neid inimesi hästi palju. Ja eks me siis koos arenesime ja koos siis vastavalt vajadusele siis ka tegime neid asju, mis me siin siis nagu elu poolest nagu vaja oli. Eks Aarskäe maja näiteks siin on kerkinud tänu sellele, et meil oli vaja kuskil olla. Et katusealustest sai nagu villand ja nii edasi. Ja siia tuli panna ka oma maja materjali, mis tol ajal oli juba kogutud ja koos siis ehitasime ja siis saime sellise ulualuse endale, päris mõnusa sellise pesa. Aga see võttis kõik aastaid ja aastaid. Ja siis järjest siis vastavalt vajadusele siis koos nende inimestega me siis tegime ja toetasime selle koha arengut ja nii et ja täna ta on selline, nagu ta on. Ja see on kõik siis nende inimeste abiga tehtud ja rajatada loodud ja vastavalt siis sellele, kuidas siis kas õpetus on edasi arenenud, inimesed on edasi arenenud, ehk see on arendatud välja vastavalt siis nendele vajadustele, kuhu me siis tänaseks päevaks oleme jõudnud. Kas Lilleoru kui koht on ennast kergelt kätte andnud või oled sa nagu selline Vargamäe Andres, et kaevad kraavi, järgmine päev on kinni jälle ja... Tead, eks siin on igasuguseid ülesandeid olnud või siis probleeme on olnud ja ma olen alati ka kättpidi juures olnud, kui sa kraavist räägid, siis enamus kraave on selline minu kaevatud. Niimoodi võtta, eks ole, aga tänase päevani lahti kõik, et ikkagi tõenäoliselt töötavad ja kindlasti on olnud finantside puudus näiteks ja oskuste puudus ja jõupuudus ja nii edasi, aga me oleme hakkama saanud, et inimesed, kes siin on olnud ja on nutikad ja leiavad väljapääsusid ja lahendusi. Nii et selles mõttes mina ei ole siin olnud selline, kes korraldab otsast ja lõpuni kõik asju ja täna veel vähem. Nii et ma ütleks, et Lilleoru areng on olnud nii inimese kogu koha mõttes orgaaniline ja vastavalt siis meie enda tegevustele ja arengule. Mul pole kunagi olnud sellist visiooni, et mida mina tahan siin näha. Ja seetõttu võib öelda, et see ongi selline inimeste koht, mis on välja kujunenud vastavalt siis nendele. Millised inimesed siia tee leiavad?
Teate, kui ma vaatan minevikku, siis ma ütleksin, et aastasetini igasuguseid inimesi on siin käinud ja olnud. Jah, aastasetini sõna otseses mõttes. Ehk siin on olnud terve ühiskonna läbilõige, et kes on jäänud ja kes on ära läinud, kes on ära viidud ja keda pole lubatud ja igasuguseid inimesi on siin tegelikult käinud. Aga kui ma tagantjärgi vaatan, siis täna ma võin öelda, mida need inimesed on käinud otsimas. Võib-olla, kui sa oleks küsinud siin 10 aastat tagasi mu käest, et kuule, mida nad siin nagu käivad, et siis ma oleks võib-olla sulle rääkinud seal sellistest vabadus ja rahulikkus, nagu igapäevaselu rahulikkus ja mingid lahendused, põnevad asjad, selline nagu head kogemused ja võib-olla midagi taolist, eks ole. Aga täna ma võin öelda, et iga inimene otsib tegelikult rahu. Rahu ja teadlikkust ehk arukust iseendaga ja oma eluga hakkama saamisel. Need on 2 sellist peamist asja. Ülejäänud on ainult teadmise ja arusaamise teema. Ja leiab neid siit? Teate, ma ütleks niimoodi, et inimesed ei leia neid asju siit. Kõlab võib-olla imelikult. Mida nad siit leiavad? Nad leiavad siit võib-olla 2 peamist sellist asja. Üks on siis täna tempel ja teine on see, mille kohta me ütleme õpetus. Ehk see meie tempel siin, ütleme siis, meie poolt ehitatud tempel, on õigem öelda, esindab ruumi printsiipi. Ruum ei tähenda siin mingisugust piiratud ruumi, vaid põhimõttelist ruumi. Sest vaata, ruum on ju hästi oluline, sest me ju rajame ruumi sihid. Ehk kui me näiteks tahame kuhu sõita, siis me ju vaatame seda ju läbi ruumi. Täna me küll vaatame või tavaliselt me oleme harjunud vaatama seda, et me vaatame kuhu me läheme, et me vaatame mingeid asju või objekte, eks ole. Kui see ruum, mis siin tegelikult määrab sihi, suuna, sammud, keskpunkti või siis tsentri, eks ole, on tegelikult olulise tähtsusega või olulisema tähtsusega, kui need objektid, kuhu me jõuame. Ja kui vaadata ruumi niimoodi printsipiaalsena, siis ruum eksisteerib kõikjal universumis. See on teada, et ilma ruumita ju pole asju, eks ole, ehk asjad ei saa eksisteerida ilma ruumita. Ja see tempel esindabki ruumi kui sellist printsiipi ja joogas nimetatakse seda printsiipi Shivaks. Ja kogu templi arhitektuur on niimoodi üles ehitatud, et see on mitmekihiline või mitmetasandiline. Ehk lisaks ruumile me teame, et ruumis on ka mingid asjad, eks ole, mingid protsessid ja nii edasi, eks ole. Ja selle mudeli puhul siin templi juures me on arvestatud sellega, millised on need erinevad tasandid, mis tulevad nüüd ruumist allapoole. Ehk ütleme siis kehastumise poole näiteks või siis toimimise poole või siis mingite selliste piiritlemise funktsioonide juurde ja nii edasi. Ehk tempel on sellise globaalse ruumi ja ruumi laskumise asjadesse asjadeks muutumise selline mudel. Ja mida see mudel aitab inimestel siis siin nagu saavutada või leida? Seost iseenda ruumiga. Sest see ruum, mis meil inimestena on, seda me nimetame teadvuseks. Teadvel olek. Ehk siin praegu olek või kohalolek või kuidas seda nimetada. Ja teadvusel ja ruumil on otsene ühendus, nad on korrelatsioonis. Ja seetõttu kõik need õpetuslikud asjad, mida me siin õpetame, ei õpeta tegelikult mitte seda ruumi ehk teadvust, vaid kõike seda, mida teadvus
või teaduse kaudu on võimalik näha. Ja siis vastavalt ette võtta siis mingisuguseid toimingud nende asjadega, mida me vahest nimetame praktikateks. Ehk siin see õpetuse kesksus või kese ei ole mitte ruum ehk teadvus, vaid see, mida teadvusest on võimalik näha. Ja seetõttu see õpetus ei saa ka lubada mitte midagi inimestele, sest teadvus on ju individuaalne, ehk igal inimesel on teadvus. Ja selles õpetuses me ei võta vastutust inimese nii-öelda asjade tegemiste, probleemide ja nii edasi eest, sest keegi ei saa seda teha, välja arvatud inimene ise. Ja nüüd, kui inimene on selle ruumina ehk teadvusena, siis tal tekib vastutus, isiklik vastutus, reaalne vastutus kõige selle ees, mida ta siis näeb. Kui see jutt läheb liiga abstraktseks, ma toon lihtsalt mõned sellised näited, eks ole. No iga inimene näiteks teab, et tal vahest on mingisugused kummalised mõtted peas. No ta saab aru sellest. Ja see, mis saab aru nende mõtete olemasolust, on tegelikult seesama ruum ehk teadvus. Sest see, mis aru saab, ei ole mõte. Ja siit tuleb välja nagu paralleel selle ruumiga, millest ma rääkisin templi puhul, mille sees asuvad kõik asjad. Ehk ainult ruumis ja ruumina olles on võimalik märgata näiteks rumalaid mõtteid või siis üles kerkivaid emotsioone või siis seda valu, mida keegi mulle põhjustas. Või segadust näiteks, mul on mingi eluline segadus ja ma tean, et mul on segadus ja ka seda, ma näen seda segadust. Nii et inimese vastutus seisneb selle ees, mida ta näeb ja mida ta sellega edasi teeb. Ja õpetus on pigem see, mis räägib sellest, et mida sellega edasi teha. Nii et selles mõttes ei tempel ega ka mina ega ka õpetus ei saa võtta vastutust selle eest, mis inimestega toimub või millega nad siia tulevad. Ja see on ka praktiline ehk loogiline tegelikult isegi, sest ei saa võtta vastutust selle protsessi eest näiteks mina, mis toimub teises inimeses. Ma ei saa seda muuta, ma ei saa seda kuidagi olematuks teha, ära võtta, ma saan seda mõjutada. Aga see tähendab omakorda seda, et see ei ole lõpplahendus. Ehk selle lahenduse siia saab anda ainult seesama inimene, kellel see on. Sest tema teab, et tal see on. See on see loogika siin. Ja seetõttu võib vastutusest rääkida selles tasandis väga selgelt ja väga konkreetselt. Vastutusest mingites teistes osades või aladel või vaadetes on rääkida kaunis kahtlane. See on psühholoogia. Sest see, mida ma räägin, see ei ole psühholoogiline osa, see on väljaspool uskumusi, psühholoogiat, mingisuguseid vaateid või ideid või kogemusi. Sest inimese teadvusel või ruumil ei ole olemas selliseid seisukohti. Naturaalselt pole olemas. Et selles mõttes võiks võib-olla isegi öelda, et see on selline aus vaade. Ja palju siin siis tegelikult vaja on, eks ole. Ongi vaja ausat vaadet sellele, mis minus enda sees toimub, sest see on omakorda oluline, sest kui ma ei tea seda, mis siin toimub, ma pole näinud seda nagu need mõtteid, mida ma rääkisin, eks ole, siis ma tegelikult ju muutun reageerivaks üksuseks. Ma olen psühholoogiline üksus, kes reageerib automaatselt millelegi. Ehk ma olen selles kogemuses. Ja kogemuses olles ei ole inimesel mitte kunagi adekvaatset arusaamist või vaadet sellele, mis toimub. Ja siis ei saa rääkida ka vastutusest tegelikult. Ja lisaks veel nii palju, et mina
kui nägija või teadvustaja või mina teadvus, mis on siis, ei ole kogemus, vaid olemus, mis on olemus. Võib-olla lihtne näide on selline, et see on sul kogu aeg olnud terve elu. Eks see teadvus on olnud terve elu, sa ise oled olemas olnud terve elu, mõtted muutuvad, emotsioonid muutuvad, olud muutuvad, keha muutub ja nii edasi, aga see on kogu aeg üks ja seesama, muutumatu. Ja seetõttu lisaks saab öelda, et see on alus. Et see on see kesksus, mida me siin Lilleorus kasutame, siis inimese puhul ja ka templi puhul. Tempel on siis see suur mudel ja see elav mudel, mis siis töötab siin kaasa selles osas, on siis inimese looduslik mudel. Nii-öelda see, kus ma ütlen, et see mudel on, ma just mõni päev tagasi kirjeldasin selle mudeli ontoloogiliselt ära. Kuidas käib, mis see inimene on ja milline on tema kogemuse ontoloogia. Aga siin keskkonnas siis inimesel on lihtsam neid protsesse avastada, kui ma ei tea, oma kodus diivanil istudes või suvalises pargis käies. Tead, ma ütleks niimoodi, et oletame, et inimene tuleb templi alale, siis sellesse mudelisse ja saab mingi kogemuse siin, siis ta saab kogemuse enne, kui ta sellest aru saab. Ja kui ta siis hiljem tegeleb selle kogemuse uurimisega, tahab aru saada, mis see siis oli, siis ta saab aru. Ehk elus on tihti niimoodi, et kogemus on enne ja arusaamine tuleb pärast. Ja seda võib diivani peal teha. Aga seda ei saa kindlasti nagu ennetavalt teha. Ja et kui seda järjekorda nagu vaadata, siis ta tüüpiliselt niimoodi ongi, et kogemus enne, pärast tuleb arusaamine ja need arusaamised, mis on tekkinud nagu päris arusaamise tasandil, need sarnase kogemuse puhul on juba teada olevad, ehk enam üllatusi ei ole. Ja seda, mis meiega nagu toimub või nagu juhtub nagu praktiliselt iga hetk, iga päev ja nii edasi, seda on väga palju. Ja suur osa sellest on inimese enda jaoks teadmatu, mis see on. Ta teab, et tal on see peal, see toimib, see mõjutab, aga ta ei tea, mis see on. Ja sellel põhjusel kõik sellised protsessid on kroonilised ehk krooniliselt aktiivsed ja ei muutu. Ja sellega tegelikult inimesed vaevlevad. Et see on sündinud nende inimeste, kes siia siis tulevad nende vajadustest, nagu sa ütlesid, Lilleoru koht, eks ole, või arenenud nende vajadustest lähtuvalt sa vestluse alguses ütlesid. Jah, ütleme niimoodi jah, et Lilleoru on arenenud vastavalt siis nendele protsessidele, mis puudutavad inimeste ennast, nende arengutele, arenemisele, kusjuures ka see õpetus on arenenud edasi. Sest kui ma vaatan ennast, siis ma näen seda, et kui nüüd analüüsida ennast, siis ma võiks öelda niimoodi, et see on lihtsalt kirjeldus, et tuleks mulle endale ka rohkem aru saadav. Siis ma küsin enda käest, aga millal ma siis teadlikkust või siis oma teadust ei ole kasutanud, kui ma vaatan nagu minevikku. Ja kui ma minevikku vaatan, siis ma ei teagi päris sellist kohta, kus ma seda kasutanud ei oleks. Mis see siis ilmselt tähendab? Ilmselt kujunes kuidagi niimoodi välja, et see lähtekoht, kust ma täna õpetan inimesi, on olnud tegelikult kogu see aeg. Seetõttu on ka need lahendused olnud sellised vaatamised. Ehk mina vaatan, mina kui teadvus vaatab, näeb probleemi ja otsib siia lahendusi või siis kuulab ära teiste lahendused või võtab siis teiste lahendused siia lahendusteks ja nii edasi, nii edasi. Ehk tegelikult see on olnud selline ka
ka nagu teadvustatud protsess, mis ei tähenda alati seda, et see on sekkumine, et see on mingi regulatsioon, et see on mingisugune süsteem, vaid nägemine ongi nägemine. Ta võib sekkuda, võib ka mitte sekkuda. Sõltub, eks ole. Ja mul läks endal ka päris palju aega, et aru saada, selle küll mitukümmend aastat tagasi, ma seda lugu rääkinud, kuidas ma sain teada, kes ma tegelikult olen, eks ole, kuskil siin vist selles sarjas ka. Aga siis ma sain teada, et ma olen teadvel. Ja võt, kui sa sellesse punkti jõuad, siis see ei tähenda veel seda, et sa siia ka jääd. Et siin on vaja veel läbi teha erinevaid arenguid, erinevaid asju avastada, teada saada, selleks, et sa oleksid absoluutselt veendunud, et see on absoluutselt õige telg, õige lähtekoht. Täna ma võin öelda 100%, et see on õige. Mitte sellepärast, et ma usun selle, vaid sellepärast ma olen jõudnud selleni ja ma olen ka saanud sellele kinnitusi vanadest ürikutest, vanadest teadmistest, mis tekkisid enne seda, kui nad muutusid kanoonilisteks teosteks ja rituaalideks üle ilma. Nii et see on see, ma võiks niimoodi öelda. See ei ole kiitus, see on lihtsalt selline leidavastus ja juured maas selline osa. Nii et selles ma tunnen ennast väga tugevalt ja kindlalt, kui niimoodi võib öelda. See on kõigutamatu, mitte sellepärast, et ma ei lase kõigutada, vaid sellepärast, et see on oma natuurilt või oma loomult kõigutamatu. Ja. No, ütleme, et ettevõtluse või organisatsiooni maailmas sellise taseme ekspert ilmselt ise enam käsi mustaks ei teeks, aga sa mainisid, et oled ise kraavi kaevanud ja mida kõike veel teinud, et millest selline valik, et asjadel ise siis kättpidi küljes olla? Tead, ma olen sellise loomuga vist, et ei ole niisugune näpuga näitaja, et pigem panen käed külge, eks ole, seal kus vaja on. Jah, ma arvan, et ma ei ole selline kamandaja või selline korraldaja, kuigi ka võib seda teha, kui on tarvis, eks ole, aga ma arvan, et see on praktika küsimus ja praktiline küsimus, et kas olla ise asja sees, aru saada, kuidas mingi asi käib ja siis korraldada see niimoodi enda jaoks ja võib-olla ka teiste jaoks, siis, et see nagu töötab, et sellel on mingid tulemused olemas. Eks see ei ole selline nagu pimesi tegevus, vaid nagu ma näen. Kui me räägime ruumist ja teadvusest, siis me räägime, et ma näen. Mitte, et ma tean, vaid ma näen. Näen selgelt enda mõtet, mis on segane või emotsiooni, mis on destruktiivne, need on lihtsalt näited, eks ole. Aga samas võib näha ka seda, kuidas ma teen, kuidas protsessid lähevad, kuhu nad lähevad, mida ma pean tegema selleks, et nad paremini läheks. Mida ma teha selleks, et mingid protsessid lõpeksid või püsiksid alal. See on ju samasugune teema tegelikult, eks ole. Ja kui sa oled asjas sees, siis sa tegelikult saad teada, kuidas asjad käivad. See tähendab ka seda, et sageli on lihtsam asi ise ära teha, kui hakata kellelegi seletama, kuidas te peaks tegema, kui sa nii täpselt näed. Jah, seda on ette küll tulnud, loomulikult on tulnud. Sest see ei tähenda ainult seda, et lihtsam on ära teha, vaid see tähendab minu puhul ka seda, et ma näen, miks keegi näiteks siis hakkama selle protsessiga. Et mis on see tema takistusprobleem, mida ta ei ole veel ületanud, võib-olla aru saanud, mis asi see on. Ja see on eriti oluline koht olnud tegelikult, sest see on tekitanud mulle küsimusi, aga miks ta ei saa teha seda? Mis tal seal sees toimub? Ja siia süvenedes on tegelikult avanenud kogu see inimese see sisemaailm, kuidas see töötab. Sest ilma selleta poleks seda kindlasti juhtunud.
ja siit on tulnud siis vastavalt siis jällegi nii-öelda inimestega tööle või siis praktikatele, erinevate praktikate nagu välja tulev nagu ilma nägemine ja sealt nende edasiarendused veel vastavalt siis vajadusele. Ehk kogu tehnoloogia või õpetus, kuidas me seda nimetame siin, on selle poole pealt, mida mina olen loonud või välja toonud või välja kirjeldanud või kuidas siis öelda, on põhinenud ainult nendele probleemidele, mida ma olen ise näinud. Ka enda puhul, ka enda probleemide puhul ja ka teiste puhul. Täna me kasutame palju laiemaid selliseid teadmiseid, Patanjali Yoga suutreid, siis sidakasteri teoseid, teiste sidade teoseid, sest seal on juba kõik kirjeldatud asjad ära. Ja ei ole mõtet neid uuesti nagu dubleerida. Ja kirjeldatud asjad tähendab seda, et no võtame näiteks Patanjali Yoga suutrid räägivad sellest, mis inimese sees tegelikult toimub. Ja kui sa oled niivõrd kogenud kõikides nendes asjades läbi oma praktika, siis sa avastad sealt seoseid. Vot see asi, mida ma panin tähele enda puhul, on vot see, millest ta seal kirjutab näiteks. Ala sellises stiilis. Ehk see, mis inimestega toimub, ei ole nagu uudne. See on tegelikult olnud ju siin, ma võtan 1 miljonid aastaid juba, eks ole. Ja seda on uuritud iidsete poolt ja nii edasi. Probleem on lihtsalt sellest arusaamine. Ja selleks peab olema teatud selline tase saavutatud, see nii-öelda vaatleva tunnistaja või siis teadvusliku vaate tase, kus see hakkab sul lahti hargnema. Siis see teadmine, millest nemad on kirjutanud, muutub sinu omaks, sest sa avastad selle ise. Kui täna näiteks räägitakse siin sellest, et keegi on jälle midagi avastanud, keegi midagi leiutanud, siis tekib sinu autor taha kohe, eks ole. Kuid vanasti saadi aru sellest, et kui midagi avastati ja toodi välja, siis on ilma autorluseta. Sest inimene ei ole see, kes selle välja mõtleb, vaid see teadmine antakse, see tuleb, see avaneb talle ja ta ei ole selle autor. Ta on pigem selle kas siis kirjapanija või siis selle korraldaja või siis struktureerija või midagi taolist. Ja vanasti, ütleme iidsetel aegadel ei olnud teadmisel autorit. See on tänapäeval tulnud koos akadeemilise maailmaga tõenäoliselt. Ehk teadmisel ei ole omanikku, kui niimoodi öelda. Ja see kõik need teadmised siis, mis nagu avanevad, nagu loeks tuttavat raamatut või tuttavat teksti, eks ole, on sisuliselt siis inimese ehk teadvuse ja kõikide tema ümber toimuvate protsesside väga täpne kirjeldus. Ja kui sa oled teatud tasemel, siis sa saad aru sellest, mitte mõtteliselt, mentaalselt, vaid vahetult oma tõelise teadvusega, tõelise olemusega. Ja vot see on see, kuhu inimesed tuleks tegelikult välja nagu viia. Nende vahendite kasutamise juurde vastukaaluks siis seal mõttelistele protsessidele, emotsionaalselt, nagu see psühholoogiale ja nii edasi. Sest sellel on väga suur kasulikkus, mitte ainult inimesele endale, vaid ka tervele ühiskonnale. Ja. Aga Lilleoru vaates, kas sa siis ei nimetaks ennast Lilleoru autoriks? Ma raudselt ei ole autor. Siin on nii palju inimesi läbi käinud nende aastakümnete jooksul. See on koos rajatud, ma ei ole kunagi pidanud Lilleorut iseenda omaks. Kuigi vahest ma olen suunanud tõepoolest, et tuleks teha seda või teeme nüüd selle, sest võib-olla on siin minu osa olnud selles, et ma olen näinud ette, mida on vaja teha siin selleks, et lahendada ära mingisugune käesolev probleem või siis selle probleemi areng tulevikku. Ehk see on nagu selline ennetav tegevus võib olla ühelt poolt ja teiselt poolt nagu ka ennetav arendustegevus, kuidas öelda, nagu arendanud nagu ette.
kas see ettenägemine on mõnikord, ma ei tea, kas saab küsida hirmutav ka või, sest need asjad, mis siin on tehtud juba, on ju kaunis mastaapsed, kui siin territooriumil ringi vaadata, eks ole, see järv ja mägi ja kogu see elulille asi, et seda nagu, kui sa näed ette, kas sa julged selle ette võtta, sest see on nii suur asi. Tead, mul ei ole absoluutselt mitte mingisugust hirmu nende asjadega. Ja ma tean väga hästi seda, et kui midagi on vaja teha või midagi on vaja lõpetada, aga ma ise ei saa seda teha, siis ma tean, et see aeg oli küps. Siis tuleb lihtsalt oodata natukene. Jah, tuleb pisut oodata. Ja ma ütleks niimoodi, et vahest on hea mitte teha, selleks, et tulemus tuleks. Kui sa mõtled kõikide nende aastate või mis aastakümnete peale, kas on mõni seik ka kuidagi eriliselt meeles, mõni tegu või töö või ettevõtmine, mis on nagu siiamaani, ma ei tea, kas kallis veel või kuidagi eriline? Sa tead, mul on see mälukasutus on selline kaunis nõrgavõitu, sest vaata, kui sa oled teadval või kasutad oma teadvust, siis sa oled kogu aeg hetkes, siin ja praegu. Ja kui sa ei harjuta ennast seal minevikus käima ehk nagu meenutamast neid hetki nagu spetsiaalselt, siis see muutub täitsa teisejärguliseks. Aga kui niimoodi natsa pingutada, siis muidugi need hetki on siin igasuguseid olnud, kas just väga eredaid mingisuguseid ütleme, psühholoogilises vallas võib-olla on jah, mõningaid selliseid eredamaid momente olnud, aga need on sellised kogemussündmused. Nad ei ole sellised kogemussündmused, psühholoogilised sündmused, ütleme niimoodi. Aga et need kuidagi niimoodi välja nagu tuua ja öelda, et need on eriti sellised ägedad kohad, siis ma ütleksin, et tegelikult on kõik see olnud protsess koos oma selliste piikidega ja langustega ja ka keskmise liikumisega. Et täna ma võiks öelda seda, et võib-olla kui kunagi oli mingisugune sündmus oluline, siis täna enam ei ole, sest täna ma tean väga selgelt ja täpselt, mis asi on vastutus. Ehk vastutada saab iga inimene ainult iseenda eest, lähtuvalt just nimelt sellisest vaatest seestpoolt väljapoole. Ehk tõeline mina teadvus vastutab tegelikult kõikide protsesside eest, mis toimuvad nii tema sees, kui ka seestpoolt tähendatuna väljas. Kedagi teist siin vastutamas ei ole. Ja see vastutuse määr saab selgeks juurdumise käigus, ehk mida rohkem inimene juurdub siis oma tõelisesse teadvusesse ja olemusse. Mida vähem ta on sinna juurdunud, seda vähem on vastutust, seda rohkem on psühholoogilist vastutust. See hea, halb, meeldiv, ebameeldiv ja eetikad ja nii edasi, eks ole. See on selline inimtekkeline selline protsessistik, mida ei saa lõpuni usaldada, sest sellest puudub rahu. Ja. Selles mõttes ta vastab rahutuse kriteeriumitele, teadvuses püsimine vastab rahu kriteeriumitele, mida tegelikult kõik inimesed otsivad. Mis sa küsisid korra selle telje kohta, mis siin nagu Lilleorus on kogu aeg olnud, ma olen tõesti olnud siin kaua ja olen siin vist kogu aeg olnud inimeste ees. Tegelikult vahetevahel on ka keegi külalisõpetaja tulnud ja käinud ja koos oleme kunagi käinud teiste õpetajate juures, on siin väga palju läbitud koos teiste õpilastega, kus me käisime ka otsimas, mida nad seal teevad, räägivad ja nii edasi, eks ole. Aga üldiselt ma ei tea, kas see ikka muutunud siin nii tugevaks, et keegi enam ei tule siia õpetama või keegi ei taha, et siia tuleks keegi midagi õpetama. Ma ei oska öelda seda, et sellele saavad vastata võib-olla õpilased rohkem. Või võib-olla, ma ei tea, ma ei hakka siin midagi välja lõputama.
kohe räägime õpilastest ka, aga vahepeal on tulnud üks vaataja küsimus seoses sellega, mis sa mõni hetk tagasi ütlesid, et mõnikord on targem mitte teha. Et küsitakse, kuidas teha vahet, millal ei ole vaja mingit asja teha, sest aeg pole küps või siis millal tuleks just nagu leida lahendusi, olla nutikas ja takistused ületada. Tead, see nüüd vajab teatud sellist teadlikkust, mida ma nüüd ütlen, ehk arusaamist. Ehk vaata, kui enne, kui me midagi teeme, me peaks vaatama seda, et kas me suudame peale selle algatamise, ehk mingi asja algatamise, kas seda lõpetada või edasi viia, juhtida edasi, kas me suudame teha seda. Kui vastus on ei, siis ei ole mõtet algatadagi. Kui vastus on jah, siis võib algatada ja mine edasi. Nii et see pausi tegemine või ei ütlemine põhineb just nimelt sellel. Kui tihti sa oled pidanud sel põhjusel ise siis asjadele enda stoppi ette panema? Tead, võtta tänu sellele, et ma ei ole siin nagu A ja O, eks ole, sest Lilleoru on selline looduslik või selle koha naturaalne nimi, mis on mind, eks ole. Meil on siin mittetulundusühing ja siin on oma juhatus, kes juhib suuri protsesse. Et ma ütleks niimoodi, et mina ei sekku juhtimisse ja see, kuidas juhatus neid protsesse vaatab või need teised vastutavad isikud, kes on siis juhatuse poolt määratud, nemad vaatavad ise, kuidas nad asju teevad, eks ole. Ja võib-olla on seal mingid teised tendentsid vahest, eks ole. Ja. Kuid ka siin ei ole pääsu vastutusest. Aga vastutus, ma veel kord tahan toonitada seda, et see vastutus, millest ma siin räägin, ei ole see emotsionaalne, see on eetiline ja ma ei tea, mis sõnu võib see juurde panna, tundeline või mõtteline, eks ole, selline seisukoht, eks ole, ma nüüd teen ja lähen läbi. See vastutus, millest ma räägin, põhineb teadvusel. Et mina vastutan selle eest, mida ma näen. Ja see, mida ma ei näe, nendel momentil ma ei ole teadval. Nii et ma usun, et me jõuame mingisugusel ajal kõikide õpilastega ka sellisel tasemel, kus see vastutus on päris kohas, õiges kohas. Ja. Sest tahes tahtmata ka inimeste puhul, kes on ka aastad praktiseerinud, toimub teljesnihe. Ehk teadvel oleku asemel nihkub telg mõtete peale, emotsioonide peale, mingitele teistele teemadele ja seda vaja korrigeerida. Ehk vaja telg tagasi tuua, sest vastasel juhul tekivad probleemid, kõik probleemid näitavad seda, et vastutus on kadunud ja kui vastutus on kadunud, siis teadval olekut ei ole. See on fakt, eks ole. Nii et siin, küll see korrigeerub ära kõik. Keda sa üldse pead enda õpilaseks või mis kriteeriumid peavad olema täidetud, et kellegi kohta saaks niimoodi öelda? Tead, ma võiks öelda, et mul ei ole ühtegi õpilast. Jah. Et ma võiks öelda, et on inimesed, kes on minusse kiindunud, kes usuvad minusse, kes see teine, kolmas, neljas, viies ja nii edasi, eks ole, et siin on veel mingisuguseid kriteeriume, mille järgi saab öelda, et nemad ütlevad, mina olen nende jaoks õpetaja. Kuid samas, kui ma ju rääkisin sellest, eks ole, et tegelikult ainukene asi, mida mina saan teha, on see, et hoida seda inimeste teadvuloleku telge. Sest nad õpivad tegelikult seestpoolt väljapoole. Mina saan ainult luua mingisugust olukordi, mida nad saaksid ise näha. Anda mingisugust informatsiooni, mingit teadmist, mida sellega teha, mida nad näevad. Aga ma ei saa midagi nendest ära teha.
ja selline õpetaja ma kindlasti ei ole, kes topib teadmist pähe, et jätke meelde ja uskuge minu sõnu. Ehk meil ei ole siin usupõhisust. Kuigi paljud inimesed võib-olla on tekitanud endale mingisuguse usu siia, aga see ei ole see, mida ma teen. Ma ütleks pigem niimoodi, et kui niimoodi hästi lihtsalt võtta, püüan avada silmi, et õpilased hakkaksid nägema. Õpilased, no praegu lihtsalt nimetada õpilasteks. Ja no ma näen nende keerukusi ja nende raskusid ja nii edasi. Ja õpilaste puhul on üks keeruline probleem. Nad tahavad ju vastuseid saada. Neil on nii palju küsimusi ja nad tahavad vastuseid saada. Aga õpetamise puhul on üks probleem selles, et nagu sa vastus annad, nii vastutus läheb sinu peale, läheb õpilase enda pealt ära. See tähendab, et ta usub sinu antud vastust ja ise selleni ei jõua, ehk ei saa teada. See on üks probleem. Ja mina eelistan ikkagi ja eeldan seda, et vastus sünnib ikkagi seespool. Mina saan võib-olla suunata natukene ja õpilane ise peab avastama selle. Seda mine. Lilleorus on ka ashram, eks ole, mis on siis koht või paik, kus need õpilased, kes tahavad süvendatult mingi teemaga tegeleda, elavad siin koha peal ja siis praktiseerivad. On see õige kirjeldus? Tead, selleks ei pea koha peal elama, siin võib tulla lihtsalt mõneks ajaks koha peale, nädal, 2-3 kuu võib olla. Ja see protsess, mida nad läbi viivad, selle nimetatakse tapas. Tapas on selline silmade avamise protsess, kus inimene hakkab ise nägema, mis tema sees toimub. Ta on siin kaunis üksinda, nendes protsessides inimesed pitudiki olla, aga ta iseenesest on üksinda. Talle siin küll antakse mingisugused tegevused, mingisugused praktikad, aga nad ei ole selleks, et neid praktiseerida nii väga. Sest teadvel olek on palju olulisem kui praktiseerimine. Teadvel olek avab inimese sisemise nägemise, ta hakkab ise nägema näiteks enda mustreid, harjumuspäraseid mustreid. Ja see on oluline, sest ta ise näeb seda mustrit. Ta saab teada. Ja kui ta saab teada, et tal see muster on, nüüd teisejärgulisena kasutatakse mingit tehnoloogiat, et siin midagi lahti saada või muuta või üldse mitte midagi teha. Nii et ashrami eesmärk on silmade avamine sellele, mis inimesega toimub. See on see point. Sest see inimene on üksinda, eks ole, aga ashramis ikkagi pigem elatakse, eks ole, pead ja jalad koos sükast kogukondlikku elu, et kuidas need asjad omavahel kokku klapivad. Tead, sellistel ashramitel on teistsugune tähendus, teistsugune lähenemise viis. Võib-olla see on inimeste kokku liitmine, võib-olla see on enda ühisena tundmine, ühise jõu tundmine, ühiste ideede genereerimine, loosungid lipud üles, eks ole, mantrate laulmised, bhajanid, võib-olla midagi sellist. See põhineb kõik kogemusel. See on võib-olla, sotsiaalses mõttes see on võib-olla hea, kuid nägemise valguses ei ole sellel suurt väärtust. Nii et ses mõttes inimene, kes tahab muutuda nägijaks, peab olema küps, valmis selleks. Sest kui teda huvitavad rohkem traalivali, eks ole, ükskõik mis vormis nad ka ei oleks, need võivad olla usu vormis, need võivad olla mingite tähistamiste vormis, mingite hästi suuri kogemusi andvate praktikate vormis, ükskõik mis tseremooniad nad on, ehk kui inimene on sellel tasemel, siis ta ei ole veel külastunud sellest, ta ei ole veel pettunud selles. Et see on ajutine, see ei lahenda mitte midagi tegelikult, eks ole, see võib ilmenda varem, võib hiljem, aastate pärast, eks ole. Et, aga las sellised inimesed küpsevad natukene.
ja siis nad võib-olla tulevad siis kunagi siia näiteks. Ja noh, me kõik teame seda ju, et osad inimesed mõtlevad, et kogu see vaimsuse värk ja kõik see on üks suur jama, eks ole. Ja neil on vaja hoopis äri teha, businessit teha, perega tegeleda ja nii edasi, teha teadust võib-olla, no mis iganes asju nad teevad. No nad ju kõik ju tegelikult ju ajavad ju midagi taga. Aga ka seal küpsevad inimesed. Nad võivad pettuda ju ka teaduses võib-olla, sest seal on ka igasugused naginaid, sotsiaalsetes osades võivad pettuda, hariduses võivad pettuda, eks ole, ma tea, elukaaslases, peres, sugulastes, no ja nii edasi, eks ole. No, kõik inimesed nagu küpsevad selles mõttes, läbivad oma protsessid, näevad, et tegelikult see lahendust ei anna või see on ajutine ja võib-olla siis pöörduvad sügavamate või selliste nagu printsipiaalsete asjade juurde, nagu näiteks teadvalolek, mis ei sõltu mitte iseenesest, mitte ühestki kogemusest. Nii et Lilleoru aashram on siis pigem selline koht, kus inimene iseendaga üksinda teeb tööd. Ja see on silmade avamise protsess, kus inimene hakkab nägema enda harjumusi, enda mustreid, enda mõtteid teiste kohta, enda võrdlemisi ehk mõtteid, mis võrdlevad ennast teistega, võib-olla enese halvustamise mõtteid, erinevad emotsionaalsed reageeringuid, automatismi, psühholoogiat, nad hakkavad nägema seda, et see toimub nendega, nad hakkavad avastama seda, see ongi nägemine. Ja siis, no kuule, iga normaalne inimene tahaks sellest kuidagi nagu lahti saada, sellest koormast, eks ole, ja siis tuleb PC, Practical Consciousness, mis on siis see nii-öelda noh, kuidas ma ütlen, siis selle süvaõpetuse või siis selle sidatantra, mida me nimetame sidatantraks, seda õpetust siin, Patanjali ja Agastjari, kes on sida, eks ole, ka sida, nende õpetuste selline nagu lihtne väljund või tavaline väljund igapäevaseks eluks. See on ka tegelikult süvaõpetus tegelikult. See ei ole siuke järjekordne psühholoogia, sest Practical Consciousness, see sõna iseenesest ütleb Practical Consciousness, praktiline teaduse praktiline kasutamine. See algab teadvalolekust. See algab teadvuse kasutamisest primaarsena ja rakendamisest siis näiteks emotsioonide ja mõtete suhtes. Ja kui see telg läheb paigast ära, siis ei tööta. Ja noh, seda telje paigast nihkumist ma olen väga palju näinud. Paljude jaoks on aashram siiski selline, ma ei tea, kas see on filmidest pärit või seostub igasuguste kummaliste asjadega, eks ole, kelle jaoks on see mingi hipikommuun või kelle jaoks on mingi haarem või kelle jaoks on see mingi koht, kus tantsitakse eksootilisi tantse ja tõmmatakse mis iganes aineid endale sisse, eks ole, midagi sellist siis Lilleorust ei leia. Meil ei ole sellist suunist. Ei ole, jah. See oleks pettus. See oleks vastamine inimese emotsionaalsetele puudustele, nende korvamine, mis tegelikult ei korva mitte midagi. Lõppeb ainult pettumusega. Nii et sellist, ma ütlen, et küps inimene, kes on juba läbinud näiteks kõik need asjad, mida sa siin kirjeldasid, eks ole, ta enam ei otsi, ta ei viitsi enam tegeleda New Age'iga ega kõik nende muude jamadega, siis ta saab aru, et need ei tööta lihtsalt. Nii et selline inimene valmis nagu, ütleme, juured maasse lööma õige koha peal. Et pigem nagu ülikool, mitte algkool. Ma arvan, et võiks öelda küll niimoodi. Kui koolivõrdlust jätkata, kas siin on Lilleorust ka nii-öelda selliseid, kuidas ma siis ütlen, edulugusid, et tuleb õpilane ja paneb nii-öelda läbi puhtalt viitega ja jõuab eesmärgini? Ja mis see eesmärk siis oleks? Tead, ma olen selliseid õpilasi näinud, kes tulevad justkui on viielised, aga nad on väga kauaks püsima jäänud siia, sellepärast, et on tulnud välja, et nad tegelikult on ennast petnud
ehk nad ei ole julgenud otsa vaadata nendele protsessidele, mida nad on varjanud. Ja kui need tulevad ilmseks, tulevad välja, siis nad pigem lähevad siit minema, sest need on justkui lolliks tehtud. Sellised inimesi on siit läinud küll, kes on ka täna suured õpetajad ka siin meil Eestis. Minu jaoks on nad lihtsalt petnud iseennast. Täna panevad nad päris korralikult selle oma õpetustega, mis iganes nad ka ei oleks. Aga mina tean, kus nad ennast petavad tegelikult. Sest ma olen ju näinud pealt neid asju, eks ole. Ja samas on ka loomulikult teistsugused inimesi, kes on saanud oma selle teadvaloleku kätte ja on läinud ja teevad suuri asju siin Eestis või mujal maailmas. Mul on väga hea meel selle üle. Aga ega nemad peaks ka seda telge kontrollima vahest, sest vahest nad kipuvad ka nagu ära kalduma ikkagi. Nii et siin ikkagi mingit meelde tuletajat on vaja või nagu seda kontrolli, kas ma ikkagi olen selle teaduse telje peal nagu vaataja ja mõiste aru saa telje peal või ma ei ole. Sest siit on kaunis kerge välja langeda, kui sa ei kontrolli seda või keegi ei kontrolli, kelle see on nagu püsib kogu aeg. Sest kus ma ütlen, see kõrvale kaldumine toimub niivõrd sujuvalt, et sellest ei pruugi aru saadagi. Nii et siin on vaja ekspertiisi tegelikult. Ja. Sa ütlesid enda inimeste kohta, et siia võiks jõuda inimesed, kes on kõik selle muu mudru läbi käinud siis, eks ole. Ja siis tulevad siia päris asja tegema. Et su enda vaimne ajalugu on ju ka päris kirju, eks ole. Ma ei tea, kas sa päris mingit hipivärki oled teinud, aga seda ma ei ole teinud, aga märksõnu on mul siin mis iganes kirjas, võitluskunste, budismi, rajabudi joogat, kastaneedat, šamanismi ja nii edasi, eks ole. Et kuidas sa sellele teekonnale tagasi vaatad? Kas see kõik on vajalik olnud selleks, et sa siin praegu oleksid? Tead, ma ütlen, loomulikult on vajalik olnud. Kogu elu on vajalik olnud selleks. Alates juba sellest, kui me elasin ema isaga koos ja nägid, mis seal peres toimus, eks ole, nii edasi, kool ja kõik muud teemad. Siis ma ütleks niimoodi, et selles elus pole mitte midagi üleliigset olnud. Kõik on olnud vajalik selleks, vähemalt mulle, et aru saada, mis siin elus inimestega toimub ja mis siin minuga toimub. Ja kui vaadata kõik neid nimetusi, mis sa nimetasid, need on kõik väga kanged asjad, eks ole, 4 budistlikku liini ja Dzogchen ja Castaneda õpetused, need on kõik väga kõrged õpetused tegelikult, eriti 2 viimast. Siis ma ütleks, et kõikide nendega kokku puutes olen ma midagi õppinud, millestki aru saanud. Kuid ükski nendest pole mulle suutnud edasi anda teadvalolekut, püsivat teadvalolekut. Ükski pole nendest andnud mulle sellist nagu konkreetset teadmist või juhendit või äratundmist, et vot see on see. Dzogchenis ma mäletan, oli küll siuke hetk, et see hetk oli niimoodi, et Namkhai Norbu siis ütleb, et nii, nüüd keskenduge hingamisele. Võtke fookusi hingamisel. Ja tegi niimoodi. Et see vaadake, mis seisundisse praegu olete, ärge mõelge, et tundke. Vaikus, selgus. Et see ongi see. Et see ongi Dzogchen. See ongi siis see lõppseisund, kuhu kõik inimesed tegelikult siis jõuavad kunagi, kes tahavad seal, see on ka valgustumine ja enne see realisatsioon on siin 100 sõna juures, eks ole. Aga sellisel viisil, sa saad aru küll, mis see on, eks ole. See nagu, sa koged seda, see on kogemus. Aga kuidas siia jääda?
Sest see osa, kus siis inimene läheb kohe kogemusse, näiteks hakkab mõtlema, mida see, no eks kuulajad praegu mõtlevad, mida see Villido tegi, see mis juhtus, eks ole, ja nii edasi. Et sa kohe nagu kaod ära sellest kogemusest, hakkad kohe mõtlema, lähed kohe oma mõtetesse, emotsioonidesse, psühholoogiasse, eks ole. Ja see seisund kaob ära. Aga kuidas teha, et see ära kauks? Et see olekski nagu terav pliiats, selline teadvel. Vot see on küsimus. Ja sellele küsimusele ma vastust ei saanud mitte ühestki õpetusest, mis iganes ma olen läbinud, seal hulgas kriia jooga. Selleni tuli ise jõuda. Et see on maailmas ainulaadne. Tead, teadvelolek ei ole ainulaadne, sest sagedasti on iga inimene teadvel. Püsiv teadvelolek. Neid inimesi ma olen vähe näinud. Ma olen kaunis palju käinud piirkonnas, kus need inimesed peaksid olema. Kaunis vähe, aga seda leiab. Mis võib olla unikaalne, on see teekond, mis viib selleni. Vot see on küll unikaalne, sest ma enne mainisin seda, et suur osa õpetustest, mis tõenäoliselt algasid sellest, on kanoniseeritud. Nad on muutunud mentaalseks protsessiks, kus siis õpitakse selgeks tehnoloogia, tehakse seda järgi, teadmatagi võib-olla miks, see aga niimoodi kogu aeg tehtud, eks ole. Nii et see, millest ma räägin, ehk see veel kanoniseerimata osa, sellega tegeleti 1000 aastat tagasi. Sellega tegelesid sidad ja targad ja kõik, kes tol ajal olid sealt, kust on tulnud need pärimuskirjeldused. Näiteks kas või see Patanjaligi, eks ole, või teiste sidade teosed. Siis oli see nagu norm tõenäoliselt tolles või nendes ühiskondades. Mitte igal pool loomulikult, aga seal, kus see oli nagu esikohal. Aga tänapäeval, kui sa vaatad ringi, siis mõtted on ju samasugune kanoniseering tegelikult, eks ole. Mida me oleme kuulnud, mida me räägime, mida me usume, lugenud ja nii edasi. Me räägime neist asjadest, me ei pruugi isegi lõpuni teada saada või teada, eks ole, nende asjade tõelist jada. Küll me suudame järgida võib-olla mentaalset loogikat, aga palju mina sellest tegelikult aru saan ilma selle loogikata. Nagu sa võtad selle loogika ära, ehk mentaalsuse lükkad välja korraks, niimoodi switch on off, eks ole. Ja kas ma siis saan sellest loogikast aru ilma mõteteta või ei saa? Kui saan, siis see on mina teadmine. See on teaduse töö. Kui see teadmine kaob ära, siis see ei ole minu oma. Ja siin on suur erinevus. Nüüd see on hea selline test, et kui sul on mingi idee või mõte, jube hea ja selge, kustutada eest ära, vaata, kui sa siis ka saad aru sellest, siis sa saad päriselt aru. Muidu sa näed muljet, sa saad aru. Eestis on mõningaid paiku veel, eks ole, kus pakutakse inimesele võimalust ise endaga omaette olla ja areneda ja kuni mingite igasuguste koobaste retriitide ja pühapaikadeni välja. Et mille poolest siis Lilleoru erineb? Kas ainult sinu õpetuse tõttu või on siin see koht ise ka kuidagi erilisem? Tead, võta need pimedad ruumid ja kohad ja koopad ja mis iganes, kus pakutakse tõesti, need pakutakse raha eest. See on, võib-olla see on business, eks ole. No meil on ka siin mingid tasud ja asjad, eks ole. Aga inimene, kes läheb sinna, raudselt saab ta sealt kogemuse, mis tähendab teadvustamine. Ehk mina ja siis kõik need hirmud ja kõik need kompamised pimedas, eks ole, ja kõik need mõtted ja kõik need, mis iganes. Ta saab teada, et tal on need. Aga mis ta need asjadega edasi teeb? Kas ta teab, mida ta teeb, või ta ei tea, mida ta teeb? Kui ta teab, siis ta omab teadmist.
selle teadmisega võib väga palju asju teha nende märgatud asjadega. Mida me siin õpetame? Neid samusid asju. Mida teha sellega, mida sa tegelikult märkad või teadvustad? See on see point. Ja miks meil siin võib-olla on erilisem see osa, sest me alustame kõige tavalisest asjast. Me ei alusta üldse mitte mingisugust esoteerikast, meil pole mingit esoteerikat siin. Me alustame ju sellest, et märka enda emotsioone, märka enda mõtteid. No mitte midagi sellist, mis ütleks, jess, ma olen eluaeg tahtnud kogemusi saada. Pigem see on midagi väga lihtsat. Aga me läheme siit loomulikult edasi. Kui sa vaatad Patanjali Yoga Sutrat, kus ta on kirjeldanud, mis meis inimestena on, see on ju inimese kirjeldamise kaart. Meil on seal nii tohutult palju erinevaid protsesse, mida me ei tea, pole tähele pannud, pole avastanud ja nii edasi. Nii et me läheme siin nende protsessidega sügavusse, väga suurtesse sügavustesse, et avastada need protsessid. Ja siis vastavalt siis õpime teadma, mida nendega teha. Võib-olla on kuskil maailmas sellist asju, ma ei oska öelda, aga chati käest uursin, chat ütles, et ei ole. Et see sügavustesse minek eeldab ikkagi mingit spetsiifilist paika või loodud struktuuri, et seda toetada, et seda ei saa nagu, neid lihtsaid asju saab üks teha igal pool, aga... Tead, tegelikult see ei sõltu üldse sellest, millise kohaga on tegemist. See sõltub pigem, milline on sinu teadvulu oleku stabiilsus ja teadusomaduste rakendus siis sellest stabiilsusest lähtuvalt. Aga stabiilsus sõltub jällegi sellest, kui palju sul on segavaid faktoreid. Kõige suuremad segajad on inimese enda sees toimuvad protsessid. Mõtted, emotsioonid, automatismid ja kõik siuke teema, eks ole. Pluss veel fookuse ehk siis keskendumise probleem, nagu öeldakse. ATH vist on selle nimi vist on, jah. See on suur probleem, sest inimene ei suuda keskenduda. Teda häirivad mitte ainult sisemid välimist asjad, helid, lõhnad, maitsed, igasugused tundmused, kõik häirib. Kogu elu on justkui üles ehitatud selleks, et ainult häirida inimese rahu. Aga siin me õpime, kuidas saada vabaks nendest häirivatest faktoritest. Ja lisaks on meil siin ka tempel, mis on siis selle absoluutse ruumi mudel. See ei ole surnud mudel, see ei ole siuke, et teeme mudele siia sellise papist ja see on päris mudel, see on töötav mudel. Nii et see toetab kõik seda inimese teadvulu olekut. Kui inimene tänavalt siia satuks, tal oleks kaunis raske, ma arvan, siin teadvel püsida, sest neid, nagu sa ütled, neid, ma ei tea, segavaid faktoreid on ju siin palju rohkem veel, kõik need võõrad lõhnad ja viirukid ja protseduurid ja... Tead, ma ei ole sinuga päris nõus, sellepärast, et ma olen näinud inimesi, kes tulevad siia, noored tulevad oljalla-truljalla meeleolus, eks ole, ja tulevad siia templi ala, jäävad täiesti vaikseks. Täiesti sukk vaikseks. Ei häiri need lõhnad ega mitte midagi. Ja see näitab, et see tempel tegelikult mõjutab nende teadvust. Nad muutuvad rahulikuks, vaikseks ja teadvul olevaks, siin praegu olevaks. See mõjutab. Muidugi ma olen ikka sellised inimesi, kus näiteks tuleb mingi pere, eks ole, ja siis näiteks üks kaasadest on siuke, tuleb ja siukse nagu kuidas ma ütlen, nagu pühaliku suhtumisega, aga teine kõrvad ainult kädistab kogu aeg. Nagu ajab seal mingit, räägib mingit juttu, eks ole. Loomulikult siin tähelepanu on mujal ja ei olegi võimalik midagi kogeda, sest ei ole selline olukord inimese jaoks, kus ta puutuks kokku sellega. Ta hoiab ennast väljaspool seda kogemuse võimalikkust. Siis ta ei teki ka. Ma õnnene. Nii et ja kui esimene kord kogemust ei saa, ega ei peagi tulema kogemust otsima tegelikult, sest siis on vaata juba suunis peas.
rahutus on juba olemas, et ma nüüd lähen templi peale, seal juba tahan seda kogeda. See ei saagi kogeda puhtalt, sest sa koged juba oma ideed. Aga kui sa tuled mitte selle sooviga kogeda, nagu tuledki puhtalt ilma ühegi ideeta, lihtsalt nagu astud sisse, siis sa saad kogemuse. Ja kui see kogemus on nagu vaikne, nagu mitte midagi ei ole, siis see ongi teadvus ja rahu. Ja seda võib-olla aetakse segi, sest kui nüüd ootab kusagil kuklas, et aga nüüd kust see õndsus tuleb, see Shiva tuleb ja Shakti ja kõik need vägevad need jõud, kust nad tulevad. Inimestel võtta mingi ettekujutus sellest, mis nad on. Sest kõik need ettekujutused tulevad mingitest lugudest, mida on kuulnud legendidest või raamatust lugenud või isegi Indiast käies on saanud sealt neid asju. Ja siis nad vaatavad, kust need asjad tulevad. Elav mudel ongi selleks, et sa tuled ja sa koged seda, mis ta tegelikult on. Ja sa pead olema puhas ehk ilma mingi ühegi oma ideeta siin, eks ole. Sest vastasel juhul sa ju ei saa seda kogemust. No aga mingid hirmud ja hoiakud ikka on ju, kas või see kogu see protseduurika, mis sinna juurde käib, et kui inimene tuleb, kas tuleb jalast ära võtta, kas võib müts peas olla, kuhu ma mida annetan, kuidas ma istun, olen, mida ütlen? Jah, aga kui sellest nagu läbi lähed, siis tegelikult on kõik hästi lihtne. Sest iga see protseduurika seal ees ju tähendab mingit psühholoogilist sisemist liikumist. Mingid mõtted, suhtumised, tee seda ilma. Või tuleb mitu korda, kas või on ju, ja proovi iga kord nagu vähem tähelepanu pöörata selle psühholoogiale. Sest see on üks nüanss veel, et see tempel on see sama mudel, aga see ei ole hindu või India mudel. See mudel on absoluutne. Ta on lihtsalt tehtud hinduistlik või hinduistlikust kasutades, sest nemad teadsid, kuidas neid mudeleid teha. Tänapäeval templites seda mudelit enam ei ole. See mudel on rikutud. Nad kasutavad seal erinevaid rituaale ja pigem mõjutavad neid jõudusid, et midagi saada mingit muutust. Aga siin on see mudel veel puhas. Nii et see ruum, millest me räägime, see ei ole ainult Lilleorre, see templi alal, see on ju absoluutne ruum, see on igal pool universumi ükskõik mis nurgas. Isegi inimese sees, teadvusena. Nii et see, et meil on siin hinduism ja sellised asjad, see on kõik siuke inimeste peas olev idee, sest see paistab välja lihtsalt niimoodi. Ja need rituaalid, mis me siin teeme, nad ei ole ju selleks tehtud, et mingisugust kogemust inimesele anda. Need rituaalid on ju selleks, et inimene saaks teada, mis need asjad on. Et ta näeks neid asju. Muidu muutub see rituaalistik nagu mingiks selle kogemuse jahtimiseks. Nii et siin nihkub jällegi see teaduse telg nihkub lihtsalt ära. Ja inimene jällegi lost, nagu öeldakse. Nii et see on üks õpetaja tööd, et hoia siin seda telge paigal. Templis kui õppes ja nii edasi. Mõnikord templit võrreldakse kirikuga. Kas selline võrdlus on asjakohane? Ei ole. Kirikus käiakse palvetamas. Käiakse Jumala poole pöördumas, kes siis oleks leevendaja. Annaks patud andeks ja võib-olla palutakse kellegi teise eest ja mingi taoline asi. See on, mina ütleksin, see on selline konfessionaalne osa, see on usk. Meie usuga ei tegele. Usk on, öeldakse, et usk on pime. Ehk usk on teadmatu. See tähendab seda, et mina saan sellest aru küll niimoodi, et kui ma olen inimesi vaadanud, kes on usklikud, neil on idee, neil on mingi mõte. Nad usuvad või teavad, et see idee on õige. Aga miks ta on õige? Vastus sellele on väga lihtne. Nii on kirjas. Aga kes see selle kirja sinna pani? Ja kas see on õige, mis ta pani kirja?
muidugi on õige, sest see on ju pühakiri. Pühakiri ei valeta. Aga kas me teame ikkagi lõpuni seda? Ehk kas usk selles mõttes on pime, siit leiab palju erinevaid tõestusi, kirjakohti, millele toetuda, öeldes, et vot see on tõde. Aga kas see ikkagi on tõde? Me võime toetuda küll, see on ütlenud, see on kanooniline lähenemise viis. Näiteks kui ma räägin teaduse omadustest, siis keegi ütleb, et kuule, aga seal raamatus on täpselt neid asju kirjeldatud, millest sa räägid. Kas sa lugesid sealt raamatus neid asju? Siis miks sa ei viita oma loengus sellele raamatule? Autor on seal. Mis ma siis vastan? Ma ütlen, okei, kas teadvuse autor on selle raamatu kirjutaja? Kas teaduse omaduste väljatooja on see autor seal? Ehk teadmine, kui ta muutub kanooniliseks, muutub ta kellegi omandiks. Kõik need autorikaitseseadused, õigused ja mis sinna kõik läheb peale, eks ole. Ja siis tekib küsimus, kas ma tohin siis teaduse omadusi niimoodi rakendada, kasutada, kui mul pole autori nõusolekut. No kui nii võtta, eks ole. Kas ma tohin tunda näiteks mingisuguseid positiivseid emotsioone, kui keegi on teinud sellest raamatut, ta on kanoniseerinud selle. Kas ma võin rääkida nendest või õpetada need emotsioone või mõtteid või mingid loogikaid või mis iganes teistele, kui see on kusagil kirjas? Kas ma ise ei või nende asjade juurde jõuda, ilma et ma oleks need raamatud kasutanud? Võib ju. Sest teadus on kõikjal olev. Siis, et keegi on selle kirja pannud. Teadus on iga elusolendi lahutamatu osa, sest nagu teadus kaob ära, nii elusolend praktiliselt on surnud. On nii. No võt. Ja kui nüüd sellisel viisil vaadata, siis ma ei ole usklik. Ma küll tean, aga see ei ole see teadmine, mis on kuskilt välja loetud. Kui sa oled vaataja, iseenda teadvusena ja saad aru, mis toimub, siis sa saad teada läbi selle. See ei ole kanooniline, kuskilt loetud, õpitud, kuuldud teadmine. See tuleb siit samast elust enesest. See on seda nimelt elav õpetus. Ja et mina seda ei õpeta, siis ja ma ka ei soosi sellist pimedust, sest seda pimedust on liiga palju maailmas ja mitte ainult usuringkondades, vaid ka ateistide osast, kes usuvad millessegi muusse. Nii et see usk erinevates vormides on niivõrd palju levinud täna, et inimese enda arusaamise võime on jäänud väga tahaplaanile. Aga see oleks vaja just välja tuua, et inimene hakkaks aru saama ja vastutus langeks inimesele endale, mida tema mõtetele alles siis hakkavad toima muutused inimese endaga ja seejärgi ka ühiskondades. Teistpidi see lihtsalt ei tööta. Aga see teeb õpetuse või õpetamise kaunis keeruliseks, kas pole, et kui sa ühelt poolt ju annad õpilasele mingit teadmist, eks ole, aga teiselt poolt ütled, et ära pimesi usu seda, mida ma ütlen, vaid koge ise, eks ole, et see on nagu... Vaata, oletame, et sa oled matemaatikatunnis koolis ja teed seal oma rehkendust ja kuidagi rehkendust nagu ei lähe, eks ole. Õpetaja ütleb, et kuule, aga vaata, et vaat siin see koht, et sul jäi see koht nagu tähelepanuta. Et vaata korra see üle. Siis sa vaatad selle üle, et okei, nüüd saan aru ja nüüd läheb rehkendus edasi. Seda teeb õpetaja. Õpetaja kirjutab sulle sinna valmis vastust. Väga hea selgitus. No, muidugi.
aga mul ikka päris rahu ei anna kogu see rituaalide pool ka selle templimajanduse juures, kui nii võib öelda siis, et kui see kõik on nagu ühelt poolt nii lihtne ja inimese enda sees olemas, et miks siis ikkagi on vaja kõiki neid nii täpselt, eks ole, et iga asi on millimeetri pealt paika mõõdetud ja niipidi on õige ja niipidi töötab ja seda tuleb teha, seda ei tohi teha ja tead, sa oled patsifist vist. Tead, ma ütleks sulle niimoodi, et vaata, kõik see, mis tekitab meis vastuolusid. Mina teadvuse jaoks on need kõik tundmatud asjad. Need on kõik loomulikult reaktsioonid, see psühholoogia ja nii edasi, eks ole. Ainult sina oled väljaspool seda ja ainult sina võid sellest aru saada. Tõelise minana. Läbi reaktsiooni sa ei saa mitte millestki aru, sest reaktsioon iseenesest annab hinnangu sellele, mida sa näed, koged või tunned ja nii edasi. Aga kas see on tõde? Kas see on päris tõde? Kas see on arusaamine? Või lihtsalt mingisugune kirjeldus, millest sa ise ka aru ei saa, aga usud? See on usk, see põhineb usul. Samasugune usk. See ei klassifitseeru kuskile sinna suurte uskude sisse. See on võib-olla ka ateistlik usk. Vot seal on kirjas niimoodi, see käib niimoodi. Vahet ei ole. See, millest sa ise aru ei ole saanud, aga esitad nagu tõde, on ka usk. See, mida sa oled ise läbi näinud ja aru saanud, seal ei ole mingit usku enam. See kas on nii või see pole nii. See läheb sellise tasemeni välja. Kui sina näiteks ütled mulle täna, et inimene on see füüsiline keha, need mõtted, aju, eks ole, ja nii edasi, ma kuulan su ära, vaatan oma kogemust ja ütle sulle mitte midagi. Sest sa ei taha kuulda tõde. Sest nagu ma sulle ütlen, et see on kõik suur jama, sest sa siin sees ei koge ennast mitte ühegi selle osana. Sa vaidled mulle vastu, aga võtad teadus ja kõik see tood mul tõestusi, sa pole valmis teistsuguseks tõeks. Sul on kanoonilised tõed, kuigi iseenda kogemus iseendast on sul täpselt samasugune nagu minul. Aga kuidas siis inimene leib? Lähme tagasi koos rituaalide juurde. Ja. Mida teevad rituaalid? Rituaalid on midagi sellist, mis on inimese jaoks tundmatu. Ehk ta puutub kokku tundmatuga. See, kuidas seal tehakse see millimeetri pealt, see on distsipliin. Distsipliini on vaja alati nendele inimestele, kes valguvad laiali. Mis tähendab laia valgumine? No mõtted valguvad laiali, tegevused valguvad laiali, suhted valguvad laiali, tulistavad üks sõna sinna, teine sõna sinna, tänne lubavad sinna, tänne, siuksed hüppavad ühe koha pealt teise peale, ATH näiteks. Protsessis toimuvad sellepärast, et inimesel ei ole distsipliini. Aga mõõt, täpsus on distsipliin. Distsipliin tähendab kontrolli. Kes kontrollib? Sõltub, kas rituaali läbi viia või... Oot. Räägime sinust näiteks. Nii. Kui sul on vaja nagu distsipliini säilitada, kes kontrollib distsipliini? No, seda peale minu keegi kontrollida ei saa vist. Muidugi ei saa. Kõrval on need tänitajad, eks ole, need tähenärijad ja need, kes teevad elu kibedaks, kes seda kontrollivad. Aga ainult sina saadki kontrollida. Aga kes see on, kes see kontrollib seda siin sees? Kas mõte on võimeline distsipliini kontrollima? Vaata täpselt ära väga kiiresti vasta. Hakkasin ütlema, et kui siis lühiajaliselt, aga... Kutsub korrale, eks ole. Yeah. Aga kas ta kontrollib distsipliini? Ta saab seda võrrelda mingisuguste kriteeriumitega, kas klapib või no klapib. 1 või 0 või 1, eks ole. Jah või ei. Aga kas ta kontrollib? Ei kontrolli. Õige vastus. Kas emotsioonid kontrollivad? No kindlasti mitte. Aga mis kontrollib siis? No teadvus.
just nimelt teadvus, sinu enda teadvustamise võime kontrollib distsipliini. Aga mida see tähendab teiselt poolt? See tähendab, et ainult sina saadki seda kontrollida, ainult sina saadki seda luua. Ilma sinuta sekkumiseta nendesse psüühilistesse protsessidesse pole mitte mingisugust distsipliini. Aga nüüd saad aru, kus see vastutus lasub, jah? Sinul kui teadvusel. Ja see oli üks näide distsipliini osas. Aga see näide laieneb absoluutselt kogu elule, kõikidele tegevustele. Seepärast ma rõhutangi seda, et igal inimesel on isiklik vastutus. Siin see vastutus ongi. Ja kui me teeme rituaale sinna erinevaid asju, siis nad on ju kõik suunistatud niimoodi, et nad teenivad tegelikult sedasama teadvuse telge. See tähendab seda, et kui tehakse mingi rituaal läbi või oleks rituaali sees, sa saad mingisuguseid kogemusi sealt. Kogemusi on 2 tüüpi, hästi jämedalt võttes niimoodi. Ühed kogemused on need, mis säilitavad sinu teadvel olekut, sinu arusaamise võimet, aga teised on need, mida sa koged siis vastavalt. Ja see sinu arusaamise võimekus siin puudutab neid kogemusi. Ehk sa saad kogemusi, mida sa ei tea. Sa ei tea nende päritolu, mis nad on. Kuid hiljem nendega tööd tehes saad sa teada, mis nad on. See on nii-öelda teaduslik lähenemine, teaduslik töö. Mida see sulle annab? Selgust, arengut. Täpselt, sa saad teada. Eks ole? Nii et sellepärast tehakse erinevad rituaale, peetakse kinni mingitest täpsusest, mingitest normatiividest ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, eks ole. Ja see teenib siis seda teadmise poolt, ehk mina saan teada, sest kui ma saan teada, siis ma suudan ka vastutada. Kui ma saan teada, siis ma suudan kasutada, nagu teadlikult kontrollitult kasutada. Kui ma ei tea, siis tekib, võtta kui korra alisin, et alati on hea küsida enne, et kui ma alustan selle protsessiga, kas ma suudan seda lõpetada? Kas ma suudan seda edasi viia? Kui vastus on ei, siis ära tee seda. Aga see omakorda sõltub sellest, kas sa tunned protsessi, sa tead seda või sa ei tea seda. Kui sa ei tea, siis on selge, alustad ja jamaga lõpeb. Läheb kontrolli alt välja. No võt, sama lugu. Nii, anname vaatajatele ka võimaluse küsida, mõned küsimused on tulnud siin. Kuidas seda teadvuse telge kontrollida ja teadvele jäädagi? See on selline küsimus, mis eeldab mingisugust skeemi, mingisugust juhendit, eks ole. Ma ütleks niimoodi, et te kõik olete teadvel. Teil kõigil on olemas teadvus. See on vaja lihtsalt avastada. Sul on vaja avastada, mis asi see on. Siin võib olla vaja natuke juhendada, et seda ei saa avastada läbi mõtlemise, läbi küsimuste, et kas ma olen praegu teadvel või ma olen teadvel. Kuidas see nagu on? See ei käi seda pidi, sest siin sa asendad enda võimaluse avastada oma teadvel olek hoopis mõttelise kirjeldusega või analüüsiga. Emotsioonid ei tule üldse kõne alla, siin nende kaudu pole võimalik midagi avastada. Siin on vaja avastada väga lihtne teine pool, ma ütleksin. Sest üks pool on see, mida sa näiteks pead mõtteks, juhendavaks mõtteks või otsivaks mõtteks. Aga teine pool on see, kes seda mõtet vaatab või kuulab. Ja kui see teha endale kindlaks, see on puht kogemuslik kindlaks tegemine, seda ei saa mitte kuidagi ära kirjeldada, sest see ei ole kasutatav siin. Kui sa saad aru, et sellel ajal, kui sul on mõte, siis mina vaatan seda mõtet, mina kuulan mõtet pealt. Ja mina ei ole mõte.
ja vot see mina, see ongi teadval olek, see ongi teadvus. Mõte on mingi funktsioon, mis siin töötab paralleelselt. Ja see on kõikide inimestega niimoodi. Nii et siin see ei ole unikaalne. Ja teate, ma natuke kiitlen nagu. Ma lõin uue sõna eesti keelde. Nii. Teadvuskogemus. Teadvuskogemus. Ma olen kaua pead murdnud selle üle, kuidas välja juurida üks selline segadusse ajav sõna eesti keelest, millega kirjeldatakse erinevaid selliseid sisemise protsesse. See on sõna meel. See on sihukene segadusse ajav sõna siin, et ja inglise keeles on see mind. See on veel hullem, ma ütleks. Veel hullem, jah. Kusjuures näiteks tamilis ja sanskritis on väga konkreetsed sõnad. Silad lõid spetsiaalsed sõnad, et tuua välja konkreetne protsess. Et tavasõnavaras pole olemas selliseid, aga spetsiifiliselt seal, kus on tarvis üli suurt täpsust, lõid nad täiesti uued sõnad. Nii et siis selline sõna eesti keeles, eks ole. Mis see sõna oli? Teadvuskogemus. Teadvuskogemus. See sõna ütleb väga sisukalt ära, mis tegelikult toimub. Teadvus ja kogemus. Ehk teadvus annab ühenduse mingi asjaga, mille suhtes ta saab kogemuse. Sest teadvusel ta on paradoksaalne. Tal on kaks osa. Üks on staatiline osa, see millena sa ennast koged. Ma olen. Igaüks võib öelda, ma olen. Ja see staatiline osa annab selle kogemuse, ma olen. Aga et seda ei leita nagu mingit asja kuskilt ajust, siis see viitab sellele, et see on ruum. Millest me rääkisime siin templi osas ja nii edasi, eks ole. Et see, kuidas sa kirjeldad ruumi, no seinad ümber, võt see on see ruum, aga seinte väljaspool suure, mis ruum see on. Ehk siin jääb ka teadvus jätta selle kirjeldamisel. Nii et teadvus on ruum, staatiline ruum. Ja paradoksaalne osa on siin see, et üks osa sellest on võimeline muutuma dünaamiliseks, mida me nimetame tähelepanuks. Ehk tähele paneb alati ainult üks, mina, teadvus. Ja tähelepanu on see, mis liigub läbi ruumi. Ja see on dünaamiline osa. Ja võt see on see teadvus, kogemus, mille me saame siis, kui see dünaamiline teadvus puudutab mingisugust nähtust. Kas ta on siis seespool või väljaspool? See on selle termini tähendus. See on see vahelüli. Muidu öeldakse teadvustamine, teadvul olek millestki, tähelepanu ja mis siin veel võis olla, ma mäletan, kunagi tegesin tähistega. Ja neid on siin päris palju erinevaid sõnu. Aga see sai kaunis täpselt nagu paika pandud, mis asi see nagu on, fenomenina. Ja kui inimene avastab selle fenomeni, mis see sõna oli? Teadvuskogemus. Teadvuskogemuse. Siis ta saab aru, et mõtete avastamise juures ta avastab, et tal on kogemus mõtetest. Ehk teadvuse kogemus mõtetest. Samasugune loomulik protsess käib siis, kui inimene avastab, et tal on mingi emotsionaalne pinge näiteks või kõht valutab või on seal veel midagi, vahet ei ole, mis seal on. Kui ta viib oma pilgu kuskile ja vaatama, see on ka teadvuskogemus. Ja kui ta avastab, et see ongi teadvuskogemus, kus juures see kogemus tavaline kogemus rikub ära teadvuskogemuse, sest inimene läheb automaatselt selle nähtuse kogemisse, millega ta kokku puutub. See rikub ära teadvuskogemuse puhtas vormis. Kui teadvuskogemus jääb puutumatuks ka siis, kui inimene puudutab mingisugust objekti, siis on teadvus püsiv. Vastasel juhul see asendub objekti kogemusega.
on see siis nähtav objekt või heliline või lõhnad, maitsed, tundmused vahet ei ole. See on see point. On veel vaatajatel küsimusi? On. Mainisid, et oled inimese ontoloogia kokku pannud. Kas sa avaksid, mis see on ja miks sa seda tegid? See ei ole inimese ontoloogia, see on teadvuse ja kogemuse ontoloogia. Teate, see võis äkki olla võib-olla üle 10 aasta tagasi. Kui ma tegelesin sama ontoloogia lahtikirjutamisega. Ma mäletan, mul on kuskil isegi joonised ja mingid märkmed on alles siiamaani, kuidas ma seda kõik kokku panin, et saada kätte see skeem, kuidas inimene saab üldse kogemuse maailmast, kuidas see toimub. Ontoloogia on selles mõttes hea, et ontoloogia tähendab iseenesest protsessi kirjeldust, mis on enne seda, kui ta on seaduspärasuseks muudetud, kanoniseeritud mingisugusel viisil ja nii edasi. Ehk ontoloogia ütleb seda, et räägib sellest, kuidas asjad on enne seda, kui me oleme pannud nad struktuuridesse. Selles mõttes on kõige puhtam lähenemise viis. Ja siis ma jään hätta seal natukene tollel ajal, kui ma tegin seda. Jõudsin välja tunnetusvahenditeni ja nii edasi, alates minast. Ehk see ontoloogia ei hakka kuskilt sealt kogemusest nagu sissepoole liikuma, vaid minul on kõike siit seest poolt väljapoole. Ütleme sellises viisis, kogu õpetus tegelikult on seda laadi. Ja siis ma jäin jänni sellega, aga tänapäeval õnneks on olemas AI, ChatGPT, eks ole. Ja siis ladusin talle kõik selle asja sinna ette ja siis ta oskas selle hästi ära sõnastada. Ma seal sättisin ja putitasin loomulikult mingisuguseid asju ja me tegime 2 peale ära selle. Kumb siis need autor on? Mina loomulikult, sest mina andsin ette kõik need asjad, eks ole, ta lihtsalt ju aitas mul sõnastada. Ja ma olen väga õnnelik see chati üle ja ilmselt teised ei jäid ka, eks ole, ma teisi väga ei kasuta, siis nad hoiavad tohutult aega kokku. Selle asemel, et veeritada selle oma mõtet, eks ole, ma annan ette parameetrid, vaata, mis ta mulle vastab, kui see vastab tegelikkusele, nii nagu mina seda mõistan, mitte tema, vaid mina, siis see on väga suur ajavõit tegelikult. Ja ses mõttes ta aitas mul seal paari kohta, mis on lihtsalt informatiivsed, niivõrd massiivsed, kirjeldad ära väga lühidalt. Ja nüüd on see olemas. Miks ta hea on? Ma ise arvan, et ta on hea sellepärast, et ta võimaldab inimestele, kes suudavad seda kaarti praktiliselt lugeda, sellele praktiliselt ka jõuda. Kui see teaduse kogemuse ontoloogia muutub üheks idee osaks või selliseks nagu mentaalseks kirjelduseks, siis sellest tuleb meelde mingit kasu. Nii et on praktiline teejuht tegelikult mina juurde ja annab ka teada, kuidas see kogemus tegelikult juhtub. Aga mis on kogemus? Ma ei pea siin silmas kogemust, tead, mul oli eile süge kogemus. Ma ei mõtlen sihukest asja. Kogu elu, iga hetk on meie kogemus. Teadvus iseenesest ju on ilma ühegi kogemuseta. See on puhas ruum. Teadvus, lõputu teadvus. Aga kui siia tuleb kogemus juurde, siis see ruum kaob ära, sest me fokuseerime kogemustele. Nii et meie elu on kogemuse põhine ja selle tõttu me ei tunne ennast kõikjal oleva teadvusena. Ja see kogemuse põhisus neelab ära ka selle viimase grammi meie võimekust aru saada, kes on selles kogemuses. Mis on siis seesama mina teadvul olek.
kas see sinu töö tulemus saab kuidagi kättesaadavaks ka kursuse või raamatuna või ainult jao pärast neile, kes on küpsed? See on kaunis lühikene tegelikult, ta on hästi konkreetne. Ma usun, et kui ma leian koha, kus seda avaldada, siis muidugi ikka, ega ma nagu ei tahagi kirjutada kuhugi sahtlisse või teha selliseid asju, et muidugi nad näevad päevavalgust, aga ma ei tea, kuna mismoodi, et. Ma jääme siis ootama. Selline lihtne küsimus veel, et kuhu su õpetus välja viib, mis on eesmärk? Ta on juba välja viinud. Jah. See tähendab, et selle õpetuse eesmärk ei ole inimest viia kuhugi, ma ei tea, kuhu inimesed tahavad kõik liikuda, eks ole. See õpetus viib välja inimese selleni, mis ta tegelikult naturaalselt on. Eks see on see teadvuseni. Inimene on teadvus. Siia ta välja viibki. See natuke kõlab kummaliselt sellepärast, et igal ühel on ju teadvus olemas. Ehk ta viib välja selleni, mis inimene juba on. Ehk kõik need, ma ütleksin niimoodi siin kohal, et kõik need tuled, viled ja valgustumised ja kõik kosmos ja nii edasi, need on väga head kogemused kõik, võiks niimoodi öelda. Aga ükski nendest pole lõplik tõde. Lõplik tõde on siin samas. Ta on niivõrd lihtne ja niivõrd lähedal, et see on uskumatu lihtsalt. Ma ütleks niimoodi. Kui me räägime siin inimese arengust, siis ma ütleks niimoodi, et teadvuse olemuse valguses pole mitte kuskil areneda. See on nagu kompliit, see on nagu perfektne. Ütle, kuhu areneb ruum? No kui me toome sellise sünonüümi, siis kuhu kohta? Milles me küll võiksime areneda, on teadmine. Teadmine mitte enda kohta, kes ma tegelikult olen, vaid teadmine selle kohta, millega ma eksisteerin koos. Ehk need asjad, mis asuvad ruumis, on nad siis mõtted, emotsioonid või tšakrad, energiat ja nii edasi, või siis tavaline eluolu, kuidas korraldada oma tema businessit või peresuhteid näiteks või kellegi rääkida, esinemise hirm, vahet ei ole, mis see on. See on teadmine, mida mina teadvusena saan tundma õppida, olles siin selles elus, selles maailmas. Ja selles ma võin saada targaks või arukaks või kuidas öelda. Ja. Nii et see on see üksus. Ja kellegi ma kordan jällegi teadvus, mina teadvus. See on ainukene üksus, mis loeb, millel on väga tõsine kaal. Nii keskpunktina selles lõputusruumis, kui ka arusaajana, mõistjana, targana, absoluutselt stabiilsena, muutumatuna, mis näitab, et see on juba kompliit, see ei ole ebatäiuslik. See on ainukene koht, ma nimetan teljeks seda, millele võib tegelikult elus toetuda. See ei ole kunagi alt. Ingvar, kui sa kõike seda, mida sa teed, ei teeks siin Lilleorus, siis millise koha maailmas sa valiksid? Tead, kuidas ma sulle vastaksin? See on kaunis rumal küsimus, vabandan väga, aga see ei ole ju nii ju. See tähendab, mul peaks olla mingisugune soov, mingisugune realiseerimata vajadus ja olla veel kusagil. Mul ei ole seda. Mul ei ole ka rahulolu sellega, et ma olen siin. No mul ei ole sellist asja. No selle uhkustamine lihtsalt, no ma räägin nagu ausalt, eks ole. Mida ma küll, ühe asja ma siiski mainin sulle ära veel, et
et kunagi ma rääkisin, kui oli äkki teadmiste teel või tees või kuskil, ma rääkisin, et kui ma kunagi tulin siia, siis ma avastasin siin Lilleoru maa peal oli üks selline nagu laik, tekkis lihtsalt mööda minnes avastasin, et on mingi laik. Mitte, et taimed oleks teistsugused, vaid avastasin ta läbi teadvuse. Ehk eristasin, et ka mingi heledam laik. Aastatega see kasvas pikemaks, kõrgemaks ja läks väga-väga suureks otsata lõputu selliseks, nimetame sambaks. Ja tead, no oli, mis ta oli, eks ole, ta vahepeal muutis mingit kuju ja kui sul on teadvusel sellised omadused olemas, sa näed seda ja no, see pole midagi erilist, on ju. Aga tead, kui hakkasin tähele panema, mida inimesed nagu rääkima hakkasid, no mitte, et sellest sambast, et üleüldse, kes siin käisid, siis see oli, põhiliselt oli nagu, noh, asju oli mitmeid loomulikult, aga see, mis nagu praegu tagantjärgi vaadatuna tundub nüüd oluline olevat, on see, et osad ütlesid, et pagan, see on nii vaikne. No nii vaikne koht on. Tuled ja kohe nagu lööb tummaks. Täna ma tean, mis see on. See on teadvuse mõju. Mitte minu, vaid see teadvuse mõju, mis tuleb sellest alast, kus on templi alal. See tähendab, et looduslikult ilmestus sellesse kohta teadvus. See, mida me nimetame shivaks. Teine asi, mida see teeb, mida on Lilleorus ka siin kritiseeritud ja mida inimesed kogevad ja kaklevad siin omavahel, on see, et see toob esile kogu sisemise psühholoogia. Erinevad siin mingid emotsionaalsed teemad ja mingisugused kokkupõrked siin õpilaste vahel ja mingisugused solvamised ja mingisugused siuksed, no tavaliselt sellised asjad. Et inimesed on aegade jooksul arvanud, et Lilleor on väga kõrged ja kõik käivad nagu inglid, tead siin jube teadlikud, kõik on väga hästi. Aga tuleb välja, on kaks asja. On vaikus ja on mingi möll, eks ole. See vaikus toob selle möllu välja. See on selle koha mõju. Jah. Ja ma ütleks niimoodi, et kui inimesed hindavad siin õppivad inimesi, vaatame üks, et nad on selle tratata, et ma ütleksin, et kõrvaltvaataja hinnang sellele võib olla tema silmis õige. Sest tal ei ole alternatiivi. Kuid selle koha mõju sfäärist lähtuvalt vaadates on sellel inimesel täiesti vale arusaamine, mis siin toimub. See on hoopis teine protsess. Ja kui ma täna esitan endale küsimuse, et miks selline looduslik nähtus on siia tekkinud, mille pärast? Mul puudub täna vastus. Ma võin midagi välja luua, välja mõelda mingisuguse legendi, eks ole, ma ei tea, mis iganes, eks ole, on need vanad juured ja oli vaja, et ma siia sünniksin ja siin teeks neid asju. Mul ei ole täna tõestusi sellele. Kuid mul on tõestus ühele asjale läbi kogu oma elu. Ma olen läbi kogu elu läbinud kõik inimeste kannatused, otsingud, rõõmud ja kõik, millega nad iganes elus kokku puutuvad. Vot sellega ma olen küll kokku puutunud. See tähendab, ma tean neid. Ja kui ma küsin enda käest, kas siin on mingisugune seos või õpetamise, selle teadmise ja selle koha mõju vahel, juhuseid ei ole. Aga täna on see olukord selline. Nii et kui ma küsin, mis Lilleoru sinu jaoks on ta kodu või kogukond või väekoht, siis? Tead, mul ei ole isegi vastust sellele küsimusele. Ma tean, mis siin on.
ma tean, et siin käivad inimesed, ma tean, toimetavad inimesed, hoiavad kogu seda kohta üleval, eks ole, annetavad ja maksavad ja kõik need muud asjad, eks ole, hoolitsevad ja on erinevate suhtumistega, omavaheliste probleemidega ja nii edasi, nagu ikka. Ma tean, et siin ümber on inimesed, kes vaatavad pingsalt, mida nad seal teevad, milline on villidu eetika ja kõik sellised teemad, eks ole, kas ta jälle ei ütle kellegi halvasti, et saaks jälle Eesti Ekspressi panna näiteks ja mingi siuke ja siis need, aga tead, need meie seal siis olime ka Lilleorus, ehitasime üles, Vilju töötab mulje, et ta tegi seda üksinda, no ei ole teinud, eks ole. Ma tean ka seda olukorda. Aga mis see minu jaoks on, mul on üliraske sulle seda täna öelda, sest ma võin sulle ainult öelda seda, et ma olen läinud kaasa sellega, millest ma olen aru saanud. Läinud kaasa nende väljakutsetega ehk nende arengute, nende suundadega ja täna me oleme välja jõudnud just siia. Meil on siin tempel, meil on elav teadvuse mudel, meil on praktiliselt finaliseeritud õpetus ja teadmine. Mis veel? Ma tean, et siin on meil veel mingi tegevusi, eks ole, mis on kas siis uus Lilleoru veebileht näiteks, seda tehakse või siis PC näiteks Practical Consciousness arendab siin oma mingisuguseid asju ja nii edasi. Inimesed käivad õppes, õpivad Patanjalit ja Agasteri teadmiseid ja käivad siin Havanitel ja kõikidel protsessidel. Et elu siin tegelikult ju käib igate pidi, on ju. Aga need fundamentaalsed asjad, mis meil on siin, need ei muutu. Sest näiteks Lilleorust on lahkunud palju inimesi, kes tegelikult kasutavad samasugused teadmised selleks, et endale loorberid riputada. Ja siis veel sarjata, et on sekt ja mis iganes. Ma ei pea neid eetilisteks inimesteks. Sest nad ei ole ausad enda vastu. Nad on siit läinud, igaüks on saanud täpselt oma mõõdu. Ega inimene ei lähe ära, kui ta mõõt täis on. Ükskõik mis mõõt tal ei ole, kas see on siis emotsionaalne mõõt, mentaalne mõõt, eetiline mõõt, egoistlik mõõt, lihtsalt viskab üle midagi, igal ühel mingi oma mõõt. Kõik, kes on läinud, on oma mõõdu ette saanud ja need inimesed läheb veel ja tuleb juurde. Nii et minu jaoks on see täitsa normaalne protsess. Ma nagu ei põe nagu seda, et inimesed tulevad ja lähevad ja vaatan küll, et okei, no ta võiks ju edasi minna, aga vot nüüd tal tuli selline asi ette, ta tahab sellega tegeleda, no las ta tegeleb siis, noh. Ta peab ise aru saama, ise selle peale tulema. Kui mina seda ütlen talle, siis ei ole tema vastutus. Nii et see on igasuguseid protsesse. No, isegi põnev on, võiks niimoodi öelda. Jah. Ma nagu ei kahetse mitte midagi, sest siin pole mitte midagi kahetseda. Kahetsus on psühholoogiline protsess. Lihtsalt tal on teadlik sellest, mis toimub. Ja. Kui sa ise ära läheksid, kas Lilleoru jääks püsima? Tead, kui ta jääb, siis jääb kanoonilisena, ma arvan, mida tegelikult ei tohiks juhtuda. Ma ise loodan, et selleks ajaks äkki on siin sellised inimesi, kes ei ole kanoonilised, kes jätkavad selle. Eks ma pean mõne mõtlipere leidma. Ja, aga tead, ma arvan, et see ei ole lihtne ülesanne. Aga vaata, kui ma rääkisin sulle sellest, et nii-öelda Shiva tekkis siia, eks see valgussammas ja teadvus ja kõik see, mis siin on, eks ole, ma arvan, et need pole juhuslikud asjad. Need ei ole sellised nagu inimtekkelised asjad. Ja ega see õpetuse areng ei ole ka nagu see, mida ma olen tahtnud. Mul on lihtsalt järginud või järgnenud sellele. Ja ma usun, et ka siin on lahendus olemas selle küsimusele.
on ju. Jah, et siin mul ei ole nagu mingit hirmu, et see kaob koos minuga ja nii edasi, et on ju. Aga teistpidi, kui oleks piiramatult vaba aega ja ma ei tea, 10 milli, mis siis veel plaanis oleks? No mul ongi piiramatult aega ju. Aga see aeg kulub ära need erinevate selliste õpetuslike asjade kirja panemisele. Ma olen hakanud viimastel aegadel kirja panema asju. Muidu ma ei pannud midagi kirja. Ja kui oleks 10 milli, siis ma usun, et ma arendaksin seda, annaksin selle siia ja laseksin sen juhatusel arendada neid asju, mis on vaja. Kus ma selle 10 milliga siis lähen siis? Ei, ma seda mõtlesingi, et milline siis Lilleoru 10 aasta pärast välja näeks. Tead, meil on siin detailplaneering kinnitatud, nii et meil on siin võimalusi väga palju asju teha. Ja. Aga nii kaua kui 10 milli ei ole, siis lihtsalt jääb loota, et keegi saab aru ja siis toetab neid lihtsalt neid asju, projekte. Saab aru, millega me siin tegelema. Aga ma arvan, et tõmbame siinkohal joone alla ja jätkame sellega, millega siin tegeletakse ehk õpetusega siis järgmisel teadmiste teel veebruaris ja siis räägime sidatantrast. Räägime. Tänase eest sulle suur tänu ja kõikidele vaatajatele ka. Aitäh.